What is up YouTube? Tagasi me oleme jälle siin lennujaamas lendamas siis suunal Abu Dhabi läbi Türgi Ristole külla. Ja eks vaatame, mis siis siin vlogis saama hakkab. Oleme omadega jõudnud siis Türki, kus me lendasime 4 tundi siia ja lend oli meeldiv. Päädid olid nende istmete küljes, vaatasin filmi ja sõin veits kräppi ka, mitte kräppi siis, aga muidu 1,5 kuud pole ühtegi teravilja ega mingit nisu toodet midagi söönud. Riisi ka mitte midagi, siis sõin veits kuskussi ja mingi saiaviilukese ja nüüd on kuradi selline Michelini selle refi maskoti olek on peal. Ja nüüd siin on mingi 3 tundi tiksu ja siis lendab edasi Abu Dhabis järjekordne 4 tunnil lend. Maandusin siis Abu Dhabis lõpuks ja kohaliku kella järgi kell on 2 öösel, 9 hommikul sai tripima hakatud. Nüüd läheb passi kontrolli ja siis võtsib Ristole, Ristol peaks vastas olema. Peaks tutt ära juba minna. No hakkan välja jõudma. Raistomen. Ei näe Raistomenni. Raistomenni tulki vastava. Sul on kõik ühte nägu siin. Mitte ma rassist oleks. Tervist! Küüti saab või? Kuule ikka saab. Jõudsime lennujaamas, siis ma küsin Ristolist, pani oma peaga, hakkas sõitma, mõtlesin, et jakku minna. Tead ikka ja... Ta üldse pidi olema 10 kilomeetrit ja nüüd on üle 40. Jõudsime rajooni siis. Või kurat. Kaamera tuli. See on rajoon. Ansam. Mis asi? Selle koha nimi on Ansam. Jas Island oli. Ja, aga selle rajooni nimi on Ansam. Siin on 4 kortermaja. Mina olen Building 4. Building 4, yes. Risto läks tööle. Mingi aeg kell 9. Ma üks tärkasin siin 10 pidi tagasi tulema hommikul, et teeme midagi siis. Mis see pead on siis? Mingi veepark on siis oma seal. Selline huud või? Seal mingi veekogu või? No mis teeme? Plääni, mis kohad on meil vaja üle vaadata ja Saulile näidata. Prada clean. Ja me oleme siis Jalla puuli äärde ja siis lähme vaatame Jas Beile. Mõnus jah? Äiegi mõnus. Mingi Infinity pool või? Jah. Püssipopsi soe ja sildaks või? Väga nice, silma saab väikest võtmas käimas. Suaknud siia näiteks, et tuli teise poole. Sander nägi linde ja ütlesin, et need samad linnud, mis meil Eestis on. Nüüd on küsimus, kas need linnud on Eestis siia lennanud või? On küll Eestis on Martin, tihased, leevikest ja kõik olid siin. Sellepärast, et kui nad soojale maale talvel lendavad, siis kuhu soojale maale nad lendavad. Siia lendavad, kuradi Poolas ei ole soe. Ja aga linnud ei saa nii kaugele lennata, kui see väike lind peaks Eestist siia mõtle lendama, sest ta lendab seda mingi 3 aastat. Ei, paar nädalat. Ta paneb mingi 5 kiltsi. Mõtle nüüd, lennuk sõidab mingi 900 kilomeetrit tunnis ja lind lendab 50 kiltsi tunnis. Vähemalt. Väike lind, ega ta kotkas ei ole. 5 kiltsi tunnis. 100 kiltsi 2 tunniga. 12 tundi, 1200 kiltsi päevas, 6 päevaga, nädalaga on siin tere. Kood sa laksida? Kellel oli... Linnulennuk ka või? Mis koolis õppisid, kui sa õppisid nagu sellist asja? Loodusõpetus või bioloogia? Kellel oli koolis loodusõpetus 5? Öelge meile, kuhu lendavad Eesti linnud soojale maale puhkama. Kuhu me siis nüüd omadega jõudsime? Jas Bay. Jas Bay. Jas Bay. Sa rääkis mingist restoranidest asjadest? Sealt ongi. Sinna poole kõnnimegi või? Ja. Nice. Jalla. Ilma mõnus soe. Siuke 25 või 24. Siuke just paras, ei ole liiga kuum. Pidin alguses kuskile sinna tornidesse kolima. Algus oli plaan, aga sinna ma ei saanud ja siis ma kolisin siia poole. Milline näeb välja siis Etihad Plaza päeval ja siis pärast teeme, milline näeb välja õhtul. See on siis see koht, kus me õhtul tuleme, kus on see Kevin Hardi stand-up. Käisime siis kodust läbi vahepeal, panime pikad püksid alga, sest tulime siia moski juurde, Sheikh Zayed moski juurde. Mingi kõva asi.
siin on sissepääs ja seal on Moskva, ma ei tea, kuidas me sinna jõuame. Läbi maa alt läheb tee. Jep. Mis vahe on Gamboral ja Abaial? Abaia on naistele ja Gambora on meestele. Sa ostad ka või? One. Clean as fuck. Käisime vahepeal kodus, vahetasime lühikesed püksid tagasi ja nüüd tuleme trenni siin Ristoga. See on siis see place, kus Risto annab personaaltreeninguid. Sportcenter. Jep. Sitaks clean saal. Nii poisid ja tüdrukud, Sander teeb esimest korda üle pika aja trenni. Jõutrenni. Jep. Homme vaatad venda. Jack das Factor. Fullis. Karb appima täna. Tegin kerge workout'i siis raskustega ja nüüd ma tulin siia üles korrusele, siin on niisugune boksi saali taoline asi ka, või noh, crossfit asjad. Tulen peksan veits kotti ja siis lähen poodi. Käisime siis trennis ära ja peale trenni tegime väiksed söögid, kanad, puuvillasalatid ja sättisime valmis ennast ja siin me nüüd olemegi. Ma ei mäleta, mis see koha nimi küll oli. Koha nimi küll oli, aga siin... Etihad Arena. Mis asi? Etihad Arena. Etihani Arena näitas siis ka Etihani Arenad. Seal siis tuleb Kevin Hardi stand-up komedi õhtu ja videosi teha sees ei saa. Peab ära andma kõik kaamerad ja... Tere tulemast tunnelisse, mis viib Etihad Arenasse. Oleme jõudnud siia Etihadi Arena ette siis. Teeb check-in'i ja... No, kuidas mulje täid siis Kevin Hardi reality checkist? Väga ei olnud mingit reality checki, aga äge oli teda näha. 3 venda, kes enne teda esinesid. Ja 3. oli hea, kes iganes ta oli. Ja... natuke venisid naljad või ei olnud nii naljakas igastes, kui arvasid. Suht samal arvusel hea, aga nagu ma saan aru ka, sest kaua ta selles mängus on olnud juba, paarkümmend aastat võib-olla, et kaua sa teed uut nalja ja jah, oli ka väga tore näha, sest ta on mu ikkagist kõige lemmikum stand-up komöödik. Aga nüüd siis söök ja nupp magama ära ja vaatame, mis homne päev meile toob. Peab kavasid tegema. Peab kavasid tegema. Mida peab tegema? On teine päev siis ja oleme jõudnud siia Ferrari Worldi, kus on siis maailma kõige kiirem Ameerika mägi. Vaatame, kus sellega läheb. 5Gs! Okay, see on siis maailma kõige kiirem rollercoaster. Ossa. Niimoodi. Ai, see on fun. Okei, me tegime seda, käisime maailma... Ai, see on fun. Ma siin räigelt algul, ma ei tahta üldse minna, see mul pump käis juba 180 enne kui läksime. Risto ütles, lähe, okei, käisime ära. Peale seda ütlen ausalt, nagu nii hull ei olnudki, ma arvasin, et oleks hullemisega olnud. Nagu selles suhtes võrdlemisi selle Soome taikaga, see oli suht samma auku, sest see käis üle pea ja asju, aga ühesõnaga, suht jõhkad, aga see kiirus oli haige. See algus ja see tõmbas niimoodi sisse, hoiad pead. Mul oli see, ja siis läks algus. Michael Schumacher. Päris ka. Ma ei usu raisk. On või? Aga võid olla ka?
selle siis jätame vist täna vahele. Siin mõtleme vist teeme väikse söögi vist ja siis käime ühel atraktsiooni veel ja siis läheme edasi veeparki. Risto oleks sitt olla sellest High Speedist. 5G's. Viimane atraktsioon, kuidas meeldis? Huvitav oli. Pimedas oli ja siuke teistmoodi kogemus. Nagu 8D kino oli põhimõtteliselt, aga samal ajal oli Ameerika mäed. Ma sõin seda pizzat just ja siis mul ei olnud kõige parem olla ja mul ei ole nüüd ka kuidagi parem olla. Ja mul hakkas ka paha olla vist. See käis üle pea ja ta käis veel, tegi surmaringi veel tagurpidi ka veel, see tõmbas veits ja koordinatsioonist välja. See nagu sai läbi ja siis ta algas uuesti ja siis sai läbi ja siis hakkas uuesti ja siis ma olin nagu laske koju mind. Risto pani ka Jakimaa, ostis selle 2 pileti, kus pidi siis saama Ferrari Worldi ja siis sinna veeparki, aga siis ta pani kogemata, võttis Ferrari Worldi ja siis mingisuguse, ma ei tea, mingi palee või midagi sellist. Ühesõnaga, ma ei saanudki veeparki minna, Risto läks tööle praegu, siis mõtlesin, et vahepeal ma puuli äärde. Võtsin Kurani kaasa, Ristole kingiti midagi, loen Kurani ja siis käin ujun ja võtan päikest. Paar tundi siis tuleb Risto tagasi, kus vaatab edasi. Reede siis, Risto pidi tööle minema, ajasime veits hommik asju, juuksurid ja asjad värgid, siis ma mõtlesin, et ma võtan talt auto ja siis lähen käin Dubais ühes TK MMA Fit jõusaalis ja siis on tagasi korda peale ja siis vaatame edasi, läheme Abu Dhabisse vist õhtu poole. Kütse otsa käisin tankimas siis, panin täispaagi ja täispaak oli 25 eurot. Soomes mul oleks mingi sott läinud, normaalne. Nagu New Yorki oleks jõudnud. Nagu ma oleks New Yorkis käinud. Jõudsin siis kuhugi siia majja, kus see saal peaks olema. Nice. Kuskil pool katusel midagi sellist. Nice vaade. Ühesõnaga, praegu on siin sees, teen väikse umba, ühe selle raskuste trenni ja siis lähen õue ümber. Üritan mitte filmidega väga söeldi, et ma kedagi segaks filmi või midagi sellist. Et õues filmid, siis mõttes õuest välja märkima seest, aga ei saa filmis ringimis. Selline on väljas siis. Seal on veel sitaks ruumi seal poole. Siin on see cage. Ja seal on tavaline boksiring varjus. Sellise vaatega gym siis ka. See väljas ka väikse piitsa ja väikse kriitsa ja siis väikse boksi kotti veitsest. Siin on veel bassein ja siuke lebotamisala. Siin mu trenn vist lõppes ka. Mängisin sellega, kummiga. Mitte ei mängi kummiga, vaid lõin selle kualdaga, peksin. Ja siis ma panin suure kualdaga vastu jalga. Suur kuradi, ma ei tea, sinikas muhk ülal. Alguses ei tulnud mitte midagi ja siis järsku üks hetk kuradi päev. Tõmbas, vaatas kui näed, vaata, siis tõmbab nõrgaks ära. Selline sein, kes on kõik käinud on siis. See on siis omanik, Tam Khan. See on Dave'i hea sõber ka. Kunagine ka MMA fighter. Seal gymmis käidud siis. Nüüd tagasi põrutama Abu Dhabisse, siis ta lõpetab ja siis võtab Risto peale, läheb koju ja siis läheme õhtul nagu reast Abu Dhabi linna siis arvatavasti. Jõukas nii palju, et see kõige kõvem jõukas, kus ma kunagi käinud olen. See on teil näolugejad siin, et saad sisse ja välja või? Kes see loeb? Jaa. See Otto on õues ju. Või back või? Või back in action või? Back in action.
Vaatame Abu Dhabi üles, kesklinna. Plaani ka selle? Jaa, me lähme ühele festivalile. Lähme või? Mis ajal? Me läheme mingi festivalile. Aga mitte sellisele. Jõudsime siis Ristoga Soul Beachi, siis Risto ütles, et see on mingi kuulus beach või keegi soovitas ühesõnaga tulla siia. Selline see on siis ilus valge liiv ja siis vesi pidi ka väga läbipaistev olema, Risto ütles. Jalutame veits sinna. Muidu üldse ilus siuke tänav on ka. Tulime Ristoga mingisugusele festivalile, aga nagu see näeb rohkem välja nagu kohalik laat, siis nagu meil siis Eestis laat, see on siis kohalik laat selline. Niisugune ilus vaade ka. Ma ei tea, mis torn seal on, aga juba lihtsalt videost näha on. Näitan veits pärast sealt seespoolt ka, kuidas see välja näeb. Kuhu? Kõnnivad seal ma. Jaa, lähme vaatame sinna ka. Tänane päev kotis. Koju tuttu ära, hambad puhtaks ja hommikul otse Dubaisse. Success! Positive success. Yes, success. Reisikotid, selge. On our way to Dubai to yacht party. Käisin sigari poes. Mis on sigari? 50. No problem, mate. Jõudsime siia sadamasse ja vaatame seda paati. Paat on kuidagi tühi. Siis me mõtleme, kas me lähme või lähe. No on, aga selline vanem rahvas natuke tundub. Ja mingi, pidi mahutama 60 inimest ja praegu mingi 10 sa veel, nagu ma ei tea, kas see on seda vähe. Tulime korraks mingisse beach parasti jah, mingisse beach clubi tulime tiksuma korraks. Sellise vaatega siin. Ja siis ma ei tea, kas me lähme boat partile Ristoga või mitte, üks paistab. Lühidalt siis, pidime boat partile minna, aga kõik canceldasid. As vingub kogu aeg, tina selles asi. Ei tegelikult, ühel ei läinud ja teisel said kohad täis, siis käisime söömas ja siis olime liikluses tund aega, nüüd me tulime tagasi sellesse Bacarassi beachi. Lähme istume seal, tiksume. Tagasi beach clubis siis kuradi, lähme Ristoga väikse supluse. See on soolane täiega või? Ära mulle pritsid pähe. Püksid tulid jaast ära. Soolane. No nii, siis pausi. Eile õhtul läks siis suhteliselt metsa, ma teen siis väikse lühikokkuvõtte klubist välja, kuna ma tulin naiste vetsust välja. Siis ma läksin hotelli, ma sain check-in, kuna mul ei olnud passi. Siis ma tulin Abu Dhabisse, ma ei saanud majja sisse, kuna mul ei olnud majakaarti. Mul oli koduvõti küll, aga mul ei olnud majakaarti. Ja ma siin seal 1,5 tundi, mingi 1,5–2 tundi. Lõpuks sain ja nüüd magasin ära ja siis nüüd ma lähen Ristole Dubaisse järgi. Või siis ma ei tea, mis ma seal tegema hakkame, ühesõnaga Ristole Dubaisse. Saime ka lõpuks kargu alla siis, Risto sai, Ristol oli paha alla veits. Tiksume veits auto parklas, võttis peavalutabletti ja no veel back in business, tulime randa veits chillima. Siis õhtupoole purile vist. Otsisime siis parkimiskohta, ma ei tea kui kaua, me olime üldse mingi tund aega juba olnud siin samas Burj Khalifa juures, lihtsalt raske on liigelda siin. Nüüd võtsime kõige kõrgema korrusele, siin on see Burj Khalifas, katusele tulime, parkisime. Pärast läheb auto ka vähemalt ülesse, lihtne. Jõudsime siis kuskilt Dubai maalist välja, siin on see hakkab mingi show vist kohe, mulle tundub. Nüüd Burj Khalifa, väga impressed, ütleks ma ei tea, mis Risto ütleb, Risto pole impressed, sest tal paha olla. Läheb teeb väikse söögi ja siis läheb tagasi Abu Dhabisse sõitma.
viimane päev siis. Esmaspäev on täna, esmaspäeva hommik. Teen, Ristol on siin kodujõusal ka, teen seal väikse gym workout ja siis vaatab äkki passioida. Hoopis korralik gym ikka kodukohtana. Jumal normaalse workout'i sain selles gymis tegelikult. Nüüd tulin passioida ära. Võtsin Kurani kaasale. Hai! Kurani kaasa veits, võtab päikest ka siis viimasel päeval. Ruunina tagasi. Täna viimane õhtu siis. Täna väga midagi erilist teinud. Tulin veits jalutama ja nägime väljas söömas. Mul läheb lennuk kell 2.45. Seda on mingi ühest umbes vähemalt lennukas olema. No nii, Habibi. Kuule, thanks sulle külalislahkuse eest ja mul oli sitaks pleasant stay ja kuradi until next time. Ma ei tea, aasta lõppu pole vaatanud seda uuesti. Tagasi ka kell. Sul ka midagi öelda? Aitäh vaatamast ja äkki näeb minu vloge ka varsti. Yes. Okei, olen omadega siis jõudnud lõpuks Abu Dhabi lennujaama. 2.45 läheb lend, siis ma mõtlesin, ma siin lõpetan siinkohal siis selle video ära. Like and subscribe ja järgmist videot ootama. Peace.